Mina olen Mait Palts, olen Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor. Kaubanduskoda tegeleb väga paljude asjadega, peamiselt ettevõtjate aitamisega. Ettevõtjate aitamisega nende igapäevases töös, ettevõtjate aitamisega laia maailma minna, ettevõtjate aitamisega bürokraatiaga hakkama saamisel näiteks. Kui tuleb tunnistada, et eks ettevõtjal on alati teatav soov teha midagi paremini, kui teised on siiamaani teinud või parandada heas mõttes maailma. Anda midagi ühiskonnale sellist, mis muudaks keskkonna paremaks, aga ühtlasi loomulikult ettevõtja huvi on ka teenida endale elatist, nii nagu igal töötajal. Ettevõtja kuvand tänases Eestis on minu arvates üsna hea ja positiivne. Kui me vaatame nüüd ajast tagasi viimased 5, 10, 20 aastat, siis küllap on Eesti taasiseseisvumise ajal esimeses varasemas perioodis palju ka tõesti selliseid näiteid, kus ettevõtjad ise, tuleb tunnistada, olid süüdi ka selles, et ettevõtja maine ei olnud kõige parem ja ettevõtjad süüdistati küll kiires rikastumise soovis, küll teiste koorimises ja millest kõiges veel. Et tänasel päeval tegelikult on ettevõtja kuvand oluliselt parem, positiivsem ja küllap ka vastutustundlikum. Küllap neid jällegi on erinevaid, mida üks ettevõtja peab suutma, oskama, teadma. Kindlasti inimeste juhtimise võimekus, inimeste suunamise ja arendamise võimekus on ühed olulisemad. Ja tõenäoliselt ka soov ja tahe ja võimekus panna erinevaid ressursse tööle selles suunas, kus nemad oma ettevõtet soovivad arendada. Ehk kõik need ressursid panna koos tööle ühe eesmärgi nimel, mis sellel ettevõttel on kindlasti üks olulisemaid ülesandeid ettevõtte jaoks ja niisama peab olema ka sellel ettevõttel või ettevõtjal usku ja soovi ja võimekust tõesti neid ressursse majandada ja läbi mõelda, mida ja kuidas nendega teha. Ettevõtjaks kindlasti ei pea sündima. Ettevõtjaks võib saada igaüks, olenemata sellest, kes on tema vanemad, milline on tema haridustaust. Oma üsna pikaaegse kogemuse juures, mil ma olen ettevõtjatega suhelnud ja kohtunud, siis kindlasti ei saa väita, et oleks mingisugused kindlad eeltingimused, mis peaksid olema noorel juba algusest peale kaasas, et hinnata, kas ta nüüd ettevõtjaks sobib või mitte. Peamine on ikkagi tahe midagi korda saata, oma unistusi ja ideid ellu viia, ise olla endale tööandjaks. Kui see tahe on kuidagigi moodi olemas, siis tegelikkuses kõik need teised isikuomadused on arendatavad ja alati saab ka toetuda enda kolleegidele, sõpradele, kaasettevõtjatele, et see on kõik tehtav ja alati võimalik. Ma arvan, et kõige suurem probleem on jätkuvalt see, et nii kool kui ettevõtja tegelevad igapäevaselt ikka enda murede ja rõõmudega ja enda asjaga. Ja küllap see suurem probleem on sealt ka tulenev, et need kokkupuutepunkte on üsna vähe igapäevaselt. Et seda ületada, tuleks neid juurde luua. Viia füüsiliselt koolirahvas ja ettevõtjad omavahel kokku, kas siis ühistegevuste kaudu või muul moel. Et me oleme Kaubanduskojas üksjagu selliseid projekte algatanud, näiteks juba traditsiooniks saanud Võta laps tööle kaasa, kus kooliõpilased käivad oma vanemate töökohtades ja see on üks konkreetne viis, kuidas tegelikult saab viia kokku veelgi tihedamalt kooli, tööandjad ja ka lapsevanema ja rääkida neile, miks tegelikult see koostöö hästi tähtis on. Kindlasti on ettevõtlikust hoiakust kasu absoluutselt igal elualal. Kooliharidus tuleb alati kasuks samamoodi kõikjal, mida iga inimene teeb. On ta töötaja, on ta ametnik,
on ta ettevõtja, mis iganes valdkonnas on kooliharidus alati väga tähtis. Ja kui vaadata tänast haridusprogrammi või siis lihtsamalt öeldes seda, mida koolid õpetavad, siis küllap on ka see programm muutunud ajas väga palju ettevõtlikkust toetavaks. Nii on tegelikult näha häid näiteid kas või matemaatika või füüsikatunnist, kuidas noortele räägitakse, mitte enam lihtsalt valemite ja numbrite ja arvude keeles, vaid tegelikult luuakse seoseid ja näiteid ka reaalsest elust, mis jällegi aitab noortel ka omamoodi ikkagi olla ettevõtlikumad ja mõista seda suuremat pilti laiemalt, mis neid tulevikus ümbritsema hakkab. Ma arvan, et ei ole asja, mida koolis õpitust ei saaks ettevõtluses ära kasutada. Kõik see tuleb kasuks. Matemaatikat on kindlasti vaja, et aru saada sellest, kuidas ettevõttel läheb finantsiliselt, sest raha peab oskama lugeda. Sõltuvalt tegevusvaldkonnast, millega keegi tegeleda soovib, võib vaja olla nii kunstiõpetust, füüsikat, bioloogiat, keemiat. Kõik see aitab tegelikult ühel hetkel mõista seda maailma, mis meid ümbritseb ja näha neid võimalusi, mida ettevõtja saab ära kasutada ja enda eduks pöörata. Kahtlemata võib inimese üheks karjäärivalikuks olla ka ettevõtjaks olemine. Tuleb tunnistada, et ettevõtjaid ühes ühiskonnas, on see Eesti või ka muu maailm, ei ole ülemäära palju. Neid võiks olla alati rohkem. Küllap on igal ühel endal see tee valida ja otsustada, mida ta ja kuidas ta teha tahab. Aga fakt on see, et ettevõtlik olla tasub nii tööandjana kui ka töötajana. Ma arvan, et ettevõtjaks olemine annab võimaluse teha seda, mida sa teha tahad. Noorel alustada ettevõtjana ettevõtlusega on kindlasti ka mõnevõrra lihtsam kui võib-olla juba hilisemas eas. Ja tõsi ta on, et noortel on palju häid ja huvitavaid ideid. Ja meie kõigi soov on tegelikult ju see, et need ideed saaksid realiseeritud, saaksid ellu viidud. Ja kes siis veel, kui mitte noored ei peaks sellega katsetama ja proovima neid teoks teha.